Tere, nagu ma juba ütlesin, siis mina olen Matilda Miina-Härma gümnaasiumi 9. klassist ja mina tegin enda teadustööks uurimistöö õnnelikkusest. Kui ma enda tööga alustasin, siis ma teadsin kohe, et ma tahan teha uurimistöö ja ma tegin üldse loovtöö raames. 2019. aastal ma käisin Oxford Royal Academy suvekursusel, kus ma õppisin ühe valikainena eksperimentaalpsühholoogiat ja sealt tekkiski mu selline suurem huvi psühholoogia ja üldse inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu. Kui ma enda teemat valisin, siis ma teadsin, et ma tahtsin mingit teemat, mis oleks võimalikult paljudele inimestele igapäevaelus oluline ja mingit sellist tööd teha, millest oleks abi võimalikult paljudele inimestele. Ja nii-öelda neid kriteeriume vaadates kõige sellisem positiivsem ja mulle meeldivam teema, mis mulle silma jäi, oligi õnnelikkus, sest et nii palju kui ma tean, siis kõiki inimesi ühendab soov olla õnnelik. Mu töö eesmärk oli peamiselt aidata nii minul endal kui siis mind ümbritsevatel inimestel ja nendel, kes tööd loevad, näha nende tegevuste või käitumise seost nende tunnetega ja siis nende minu tööst saadud teadmistega osata teha muudatusi enda igapäevaeludes, et nad oleksid tihedamini õnnelikud. Mu töö koosnes 2 peamisest osast, sellest uurimise osast ja küsitlusest. Uurimise osas ma vastasin 5 peamisele küsimusele, milleks olid, mis on õnnelikkus, mis teeb meid inimestena õnnelikuks, kui püsiv on õnnetunne, miks on osad inimesed õnnelikumad kui teised ja mida me saame teha igapäevaselt, et me oleksime õnnelikumad. Küsitluse eesmärk oli näha, kuidas erinevad noorte, minu eakaaslaste, 10–19-aastaste õpilaste ja laste vaated ja teadmised nende ekspertide ja psühholoogide omadest ja kui õnnelikult nad üldse enda elu või ennast hindavad ja mida nad selle õnnelikkuse jaoks oluliseks peavad. 3 peamist psühholoogi või teadlast, kelle allikaid, raamatuid ja uurimisi ma enda töös kasutasin, olid Emma Seppele, kes on psühholoog, Brené Brown, kes on uurija ja Daniel Gilbert, kes on samuti psühholoog. Emma Seppele rääkis enda raamatus The Happiness Track sellest, kuidas ühiskond on tänapäeval meile loonud sellise ettekujutuse, et mida rohkem me ära teeme või mida rohkem kohustusi me endale võtame, seda õnnelikumad me oleme. Ja et me peame igapäevaselt kogu aeg pingutama ja püüdlema, kõiki asju tuleb lihvida perfektsuseni ja et stress on õnnelikkuse saavutamiseks paratamatu. Aga tegelikult need asjad on just need, mis meid läbi põletavad ja õnnelikuks teevad. Me peaksime keskenduma nendele meeldivatele kohustuste välistele kogemustele ja võtma rohkem aega just nende jaoks, nagu perega viibimine ja looduses olemine, tegelemine mingite asjadega, mis meid väga rõõmsaks teevad, sest et siis me nii-öelda tunneme seda kuuluvust ja õnnetunnet, mis on tegelikult oluline. Brené Brown rääkis sellest, kuidas inimestel on õnnelikkuse jaoks hädavajalikud, tähendusrikkad ja sügavad suhted lähedastega ja need tekivad ainult siis, kui me julgeme olla haavatavad. See tähendab siis seda, et me julgeme ennast näidata ebaperfektsena, me julgeme teha vigu ja neid teistele nii-öelda tunnistada ja näidata ennast kogu tervena, mitte ainult seda head külge. Ja tänu nendele suhetele me saame tunda ennast hästi lähedastega suhetes ja olla õnnelikud. Daniel Gilbert rääkis sellest, kuidas me suudame ise sünteesida enda õnnelikkust või tekitada. Meil ei ole selleks otseselt vaja väliseid tegureid, meie oleme ise kõige mõjuvamad enda õnne jaoks. Ja ta tõi sellise näite, et 3 kuud peale sellist suurt sündmust on inimeste õnnetunne tagasi nii-öelda nullpunktis. Tema siis rääkis sellest, kuidas lotovõitja ja halvatuks jäänud mees on 3 kuud peale seda suurt sündmust nii-öelda tagasi seal kesktasandil ja jälle sama õnnelikud. Mu küsitluses oli kokku 17 küsimust, mis olid kõik nende 5 uurimisküsimuse põhjal nagu lahti võetud
ja ma sain kokku 216 vastust, mis üllatas mind väga ja ma olen 100% rahul enda teemavalikuga ja sellega, et ma otsustasin teha töö, mis on natuke minu mugavustsoonist väljas, aga mulle väga huvitav ja meeldiv. Kogu see tegemise teekond oli minu jaoks väga põnev ja kindlasti suur väljakutse, sest et ma ei olnud varem teinud nii põhjalikku ja pikaajalist tööd, aga kuna mulle meeldib aidata inimesi ja ma valisin teema, mis mind tõsiselt huvitab, siis tänu sellele ei kadunud mul tööd tehes kordagi motivatsioon või huvi selle teema vastu. Ja ma ei suuda tuua välja ühtegi sellist tööetappi või uut teadmist, mis ma sain, mis oleks olnud minu jaoks igav või mitte huvitav. Nüüd, kuna selle tutvustuse eesmärk on ka vaatajatele ja teistele inimestele tutvustada mu tööd, kes ei ole seda lugenud, siis ma tõin välja enda jaoks 5 kõige olulisemat ja võib-olla põnevamat asja, mida ma sain tööd tehes teada õnnelikkuse kohta. Esimene on see, et õnnelikkus jaotub 2. On hedooniline ja eudaimooniline õnnelikkus. Hedooniline õnnelikkus on see, mida me tunneme, kui me sööme näiteks šokolaadi või saame raha või käime peol. See on niisugune hetkeline ja põhineb materiaalsetel asjadel. Me tunneme seda siis, kui me saame nii-öelda kiiret lõbu. Eudaimooniline õnnelikkus on selle vastand ja see on pikaajalisem, sügavam ja me tunneme seda näiteks siis, kui me aitame kedagi või töötame mingi eesmärgi nimel, mis on meile oluline. Teine tähtis asi on see, millest ma juba natuke rääkisin, et me peame julgema teha vigu, eksida ja seda inimestega ka jagama, mitte ainult endale hoidma, sest et need lähedased ja nii-öelda tihedad suhted, mis siis tekivad, need on need, mida on õnnelikkuse jaoks inimestel vaja. Kolmas asi, mida ma juba mainisin, on see, et tunne püsib 3 kuud, sellepärast et meie oleme need, kes tekitavad endale selle õnnelikkuse ja suudame seda kõige paremini kontrollida. 4. ilmselt paljudele tuttav olukord õnnelikkuse koha pealt on selline, et näiteks kui töö juures või koolis või huviringis öeldakse sulle 3 asja, mis sa teed hästi ja ühe asja, mida saaks teha paremini või ühe sellise ettepaneku, mida edaspidi muuta, siis meie aju automaatselt tõstab selle ühe paranduskoha ettepoole ja me võtame seda palju tõsisemalt kui seda kiitust. Me mõtleme sellele kauem, me paneme sellele rohkem rõhku ja me kipume unustama ära need 3 asja, mis olid hästi. Ja see on meie õnne koha pealt jällegi halb, sest et me ei lase sisse seda headust, armastust ja kiitust, mis meie poole tuleb ja me keskendume ainult sellele halvale ja tihti teeme selle veel nii-öelda tähtsamaks enda jaoks, kui ta tegelikult on. Nii et järgmine kord tasub endale tuletada meelde, et isegi kui on midagi, mida parandada ja alati on, siis millegagi ma sain hästi hakkama, midagi ma tegin tublisti ja ma olen õnnelik selle üle täna. 5. ja üks kõige tähtsamaid asju õnnelikkuse koha pealt on see, et selleks, et olla õnnelik, me peame enne olema tänulikud. Ja tihtipeale võidakse arvata, et on vastupidi, et kõigepealt me saame enda unistuste maja, hea töökoha, meil on perekond, kõik suhted on hästi, me saame reisida, meil on aega hobidega tegeleda, meil on kas võimalus kõikideks asjadeks, mida me soovime, või meil on juba need olemas ja siis me oleme seal enda ilusas elus ja oleme tänulikud kõige eest, mis meil on. Aga inimestel ei saa mitte kunagi soovid otsa. Me saame alati rohkem tahta ja ressursse on nii palju, et põhimõtteliselt kunagi ei ole võimalik saada piisavalt asju. Sul on suur maja ja siis järsku on vaja sinna garaaži juurde või sul on 2 uhket autot ja siis on soov 3. jaoks või tahaks vahetada välja enda esimese. Meil tekib alati juurde asju, mida me tahaksime ja seda perfektset elu ei saa saavutada. Sellepärast on palju olulisem olla tänulik nende asjade eest, mis meil on täna ja praegu. Need võivad olla ükskõik kui väikesed või ükskõik kui suured, aga neid tuleks endale meenutada ja nendele tuleks keskenduda, mitte loota, et kunagi tulevikus on kõik hästi ja siis ma olen tänulik selle eest, mis mul on. Suur aitäh teile kuulamast!
See oli minu teadustöö õnnelikkusest. Ma loodan, et te saite teada midagi uut, mida te varem ei teadnud või teil on nüüd oskused olla edaspidi õnnelikum.